Raido on väga-väga suurepärane koolitaja ja mentor, igapäevaselt ta koolitab ettevõtteid ja juhte, meeskondi. Ta on väga hea coach, ta on väga tugeva rakendusliku psühholoogia taustaga, juba ma ei teagi, kui kaua sa oled juba seda kõike teinud, 10+ aastat on ta juba inimeste koolitamisega ja sellega tegelenud, ehk siis tal on kogunenud väga-väga eriline ja selline hindamatu pagas teadmistest, mida ta siis inimestele jagab ja tegelikult on tal ka selline vaimsete teadmiste taust hästi tugev, mis on siis selline igapäevaelu rakenduses meil hästi tugevalt sees, aga varsti juba ka laiemalt inimestele. Ja mina kõrvalt vaadates näen, et Raido oma isiksusega ja sellega, kuidas ta igapäevaselt elab, et ta päriselt mitte lihtsalt ta ainult ei õpeta teile mingit õpikuteksti edasi, vaid ta ka rakendab seda, ta ka praktiseerib seda. Et see on nii imetlust väärt ja nii suur eeskuju oled ka mulle igapäevaselt. Et hästi äge on sinuga koos kasvada ja seda maailma avastada siin koos. Ja, me oleme seda arutanud, et kuidas me siis seda tutvustust teeme või Maria tuleb see alati nii ägedasti välja, ma lihtsalt naudin seda. Sest tunnen läbi selle, et ma olen ka kohe palju parem inimene, kui ma võib-olla ise ma ei pannud midagi juurde praegu. Maria on ise ka samamoodi tegelenud inimestega üle 11 aasta ja õppinud coachiks, nii ettevõtlus kui ka siis eraisik coach ja ta on välja andnud 2 raamatut on avaldamisel ja need tulevad suure tõenäosusega juba see aasta ja üks nendest kevadel ja ta tegeleb igapäevaselt teraapia sessioonidega, aga samal ajal eile ka siin oli üks imeline rännakontsert, tal on imeilus hääl ja tohutult võimas intuitsioon. Ma olen kunagi mõelnud, kuidas oleks koos elada selgeltnägijaga ja kelle eest ei saa tegelikult midagi varjata, et ta kohe tunnetab selle ära, ei saa öelda, et ei, mul ei ole midagi, kui tegelikult on ja me saame selle hästi kiiresti lahti muukida koos, kui midagi on, et oleks jätkusuutlik ja ressursirikas elus elu. Elus elu, jah. Ja mul on hea meel sinuga oma elu jagada. Ja see, mis me siis räägime, kuidas siis nüüd luua see tasakaal, et ma kogu aeg ainult ei aseta ennast tema kingadesse, vaid samal ajal lähtun ka iseenda soovidest ja kui ma selle tasakaalus hoian. No selle tasakaalu lõimine on tihti keeruline mulle. Sellest me võime ka täna rääkida, see on hea, see on hästi hea. Nii, aga lähme praegu edasi. Et 3. punkt oli see fookus vales kohas, eks ju. 4. on, mis takistab edukat kommunikatsiooni, on erinevas keeles rääkimine. See korra meil käis siit ka läbi, eks ju. Erinevas keeles rääkimine. Mida see tähendab, kui me räägime erinevas keeles? Näiteks, ma toon teile ühe näite. Meie aju töötab valu ja naudingu printsiibil. See tähendab seda, et me toimime kas valust eemale või naudingu suunas. Ükskõik meie elus, mis olukord. Miski põhjustab meile valu, me tahame sellest eemal saada, seda vältida, põgeneda, ignoreerida, mis iganes, lükata edasi, või saada mingit naudingut. Ja valu on igasugune ebamugavus, tõrjumine, hülgamine, üksindus, kõik, mis on ebamugav, ja see on ühine nimetaja valu. Ja nauding samamoodi ühine nimetaja millegile, mis on meeldiv. Ja inimesi on 2 sorti, üks inimene on naudingust eemale. Ma äkki 4 sorti inimesi kuule. Naudingu suunas inimesed ja valust eemale inimesed. Hästi konkreetselt selgelt eristatav mu teraapias näen seda iga päev, et osasid inimesi motiveerib see valu valu rohkem ja teisi inimesi motiveerib nauding rohkem. Ja kui mina räägiksin selle inimesega, kes tahab saada valust eemale, räägiksin temaga naudingu saamise keeles, sest ta ei saaks mitte midagi minust aru. Mingid läbirääkimised tööl kuskil, ma ei tea, endise elukaaslasega laste osas näiteks. Ei ole võimalik selgeks teha, kui sina tood talle kogu aeg seda naudingu aspekti, et tead lastest lähtuvalt või kõigi heaolu nimel, harmoonia nimel, tasakaalu nimel, see oleks meile kõigile parim lahendus, see on naudingu suunas. Samal ajal, kui teine pool paneb, et
mis ta paneb see teine pool ma ei oska näidet tuua. teine suhtes jookseb minema, et haiget saada. jah, süüdistab sind, on ju, kõik on halvasti, kõik on valesti, räägib ainult selles valukeeles, eks ju. kuidas teil endal, kuidas te tunnete, mis teid käivitab? Kas käivitab see, et noh, see vana hea pitsa ja präänikusüsteem, et motivatsioonisüsteemid, et mis motiveerib? Kas motiveerib see, et siis ma ei jää millestki ilma või see, et siis ma saan midagi juurde? Ikka eesmärgi poole. Eesmärgi poole. Kusjuures mul oli endal, enne kui ma hakkasin uurima seda metaprogrammi, mina arvasin, et minul on ka naudingu suunas. Ja siis ma avastasin, et ma mõnda asja päriselt hakkan tegema alles siis, kui ma kujutan ette, et vaat siis mul ei ole seda, kui ma nii ennast ei liiguta. Ja meie aju on niimoodi tegelikult üles ehitatud, et me tahame alati pigem vältida valu. See on ellujäämise instinkt. Et kui saada naudingut, et see nauding jääb nagu natuke lahjaks selle valu kõrval. Et ja vahel ongi olnud nii, kui sa sõnastad kellegi jaoks selle lause, võt nüüd siis teistmoodi, ta saab kohe sinust aru, kohe reageerib. Et igat asja saab, äkki me toome ühe näite, kuidas saab ühte lauset sõnastada naudingu suunas ja valust eemale. Too üks näide. Kui sa selle, ma ei tea, kui sa selle ära teed, siis sa saad selle asja juurde ja sa väldid sellist olukorda. Ma ei tea, mingi täiesti tavaline, et palun täna kindlasti saada see kiri ära, siis teise inimese jaoks jõuab see õigeks ajaks kohale. See võiks olla see mitte nauding nüüd, aga see, mis on õige. Ja sa väldid temaga arusaamatus. Ütled ühes samas lauses, siis on suur tõenäoliselt paned selle peale. Nii. Lähme edasi. Lähme edasi, mis kell on? No, ma edasi. Okei. Nii, järgmine punkt. Valmisolek kommunikatsiooni minna. Ehk siis, et inimene on valmis sellest rääkima, ta on valmis võtma vastu sinu infot, tal ei ole parasjagu pooleli mingi teine tegevus. Paari suhtes eriti, kui me jagame ka ühist elupinda, me jagame oma elu, meil toimub nii palju asju ümberringi, eks ju, siis jälgida, et kas sinu partneril on sobiv hetk praegu rääkida sellest teemast. Ja, kui palju tekib mõistmatusi sellest, et ühel inimesel on midagi pooleli. Või võib-olla ta on väsinud, võib-olla teda ärritab hoopis mingi teine olukord praegu ja nii edasi. Kuigi siinkohal ei saa seda ka nagu lõputult teha. Et vahel ongi nii, et sinu sees kasvab mingi teema, eriti siis naiste sees, kasvab mingi teema nagu nii tugevaks ja nii suureks, et sa ei saa seda enam edasi lükata, sa pead saama selle kohe lahendatud, sest muidu sa kahjustad iseennast. Ja võt, mis kohal nüüd siis valida iseennast või valida partneri heaolu, eks ju. Et on selliseid SOS-olukordi, kus on vaja öelda, tead, mul on nii raske praegu sees, see teema on minu jaoks väga tähtis. Palun, kas sa saaksid võtta selle hetke minu jaoks? Kas sa saad palun olla tähelepanuga praegu minu jaoks siin? Sest ma ei saa seda enda sees enam edasi lükata, et väljendadagi see nagu ära siis. Et vahel neid hetki on, aga kui see ei ole SOS, siis muidugi okei, ma vaatan natukese aja pärast õhtul räägime või millalgi või mis iganes. Et ei tohi ennast taha plaanile panna. Ja kui suhtlus juba pisut kiiva, siis küsid jälle, kas mul on soov teda mõista, kas mul on valmisolek tegelikult kommunikatsiooni minna. Ja kui ei ole, näiteks mul on midagi pooleli, siis ma saan öelda, tead, mul on vaja seda praegu ära teha või siis jätta see pooleli. Tead, mul on vaja seda ära teha ja siis me saame õhtul rääkida. Ja kui ma seda ära ei väljenda ja tema ei tea seda, et mul see pooleli on, hakkabki pihta. Hakkabki see kempus pihta, tihti peale. Mitte meil ei ole tihti peale nii. Ei, ma mõtlen tagasi kõikidele nendele situatsioonidele, kus mingisugune selline arusaamatus on tekkinud, siis need mingisugused asjad on väljendamata jäänud. Küsimused on mulle endale küsimata jäänud. Nii, järgmine takistus on eeldused ja oletused. Et kui meil on mingisugused tingimused teisele inimesele või mingid eeldused, et sa pead minuga hetkel niimoodi rääkima või käituma või suhtuma või ma oletan midagi sellest kommunikatsioonist. Toon need. Ma ei oska, mul ei tule kohe näidet siia taha. Eeldustest, oletustest. Kuidas teil eelduste oletustega on?
no et umbes, et teine võtab nagu jutu üle, või noh, hakkab rääkima initsiatiivi üle või ootus nagu väljastpoolt näiteks mis iganes tegevusega. Et kuidagi, no et miks ta siis niimoodi teenib, et ootus, et teine peab nagu tegema midagi. minu arust täiega on seda nagu, et noh, ütleme, et partner nagu, ta on nagu oma arusaama mingist asja tegemisest. Palun tee see asi ära ja kas sa mõtled, et sa teed nii, on nagu mina tahaks teistmoodi asju. Just on nagu, kui ta ei ütle, kuidas täpselt ta tahab, siis on nii nagu mina seda teen. See on jumala loogiline. Ma ka ei tea, kuidas ta tahab nagu teha. Kui ma tean ja ta ei ütle seda, siis on nagu noh, ma saan valida. Meenutage ükskõik millist oma viimast solvumist. Kas seda on, ma ei tea, viimase 3 kuu jooksul juhtunud? Kas võib öelda, et selle taga on eeldus või ootus? Nüüd oli eeldus ja oli ootus, see oli esimesena. Siis tuli see solvumine, sellepärast et maailm ei näidanud seda, mida sina eeldasid või ootasid. Ja nüüd sa jätsid selle solvumise sinna nagu alles, aktiivsena üles. Mis edasi juhtus? Siis lendavad plokid peale. Kuidas? Siis lendavad plokid peale. Jaa, juba järgmised asjad, sest see ei ole enam puhas, on ju. Aga millest see alguse sai? Eeldusest või ootusest? See vähene kommunikatsioon. Jah. Ehk siis, et järgmine küsimus on see, et kas siin praegu võib mängus olla mingi minu eeldus või ootus, see on ausus iseendal loomulikult. Kas praegu võib see solvumine olla seotud sellega, et mul oli eeldus või mul oli ootus? Ja kui selle kätte saad ära, et sa nii-öelda lähed ja päriselt vaatad sellele situatsiooni otsa. Kui sa selle läbi ära näed ja ära teadvustad, siis tegelikult see enam ei saa nagu seal taustal aktiivselt üleval olla. Minu meelest selline ilus ütlus on, et pettuda saab ainult iseenda ootustes. Jah. Ja vahel on ka Alati tegelikult... tuletan seda endale meelde, aga on hästi oluline muidugi kommunikeerida neid ootusi. Ootused ikkagi meil alati on, et me ei saa nendest ju loobuda. Just, ja see on okei, et ootused on. Ja kui ma väljendan ära, et minul on selline ootus, siis teine inimene saab sellega arvestada, eks ju. Et neid ootusi ei pea ka ära elimineerima tegelikult. Nii, järgmine punkt, mis takistab edukat kommunikatsiooni, on tingimused, kommunikatsiooni tingimused. Näiteks, kui me lahendame tülisid Facebookis, Messengeris või on mingi muu see kommunikatsioonikeskkond selline või muu tingimus ala, ma ei tea, lapsed jooksevad ümber ringi ja parasjagu teie üritate mingit tähtsat kokkulepet saada või midagi, noh, see ei ole võimalik, see on keeruline, sest tähelepanu ja kõik see järgmine punkt ongi see väline müra ümber ringi. Võib-olla telekas mängib või muusika mängib väga valjult kuskil, on ju, et ei ole võimalik, need tingimused ei ole kommunikatsiooni jaoks sobivad. Võib-olla tingimus võib olla ka see, et tead, ma tunnen, et pea valutab, ma olen väsinud praegu. Et see on mulle nii tähtis teema, et võtame korra, ma ei tea, pausi, lõõgastume ja räägime sellest kohe mõne edasi. Noh, mis iganes, näiteks. Et need tingimused ja kas meie kommunikatsiooni tingimused on praegu sobivad, eks. Tahtsid sa veel mingi näite tuua siia juurde, välise müra juurde? Ja kui me räägime üldse kommunikatsioonist ja sõnum edasi andmisest, siis selle välise müra, ükskõik missugune ta on, ka eeldus ja oletus võib müra olla ja ootus. Need tuleks kõik ära elimineerida lihtsalt. Et kui mõelda tõesti lähisuhte peale, siis küsida endalt, nii, milline müra siin võib praegu vahel olla, mille ma saan väga lihtsate vahenditega ära elimineerida, näiteks see pooleli olev tegevus. Okei, praegu ei ole õige aeg seda sõnumit edastada. Olgu see siis tagasiside või edasiside. Tihti ongi, ma olen nagu ise ka saatnud, ma võtsin taksot kunagi ja siis mingi, see oli sõbraga nagu, see oli nagu paarisuunaga. Et saatsin ikka nagu, ja ma olen mingi takso tõiti, mingi suhkene tunded käisid ja see oli mingi kiiru, mingi fuck, mis paned nagu mingi, ei ole pointi nagu tegelikult see keskkond ja tihti mingi Messengeris ongi täiesti absurdikas, nagu oli ühe tüdrukuga mingi pooleaastane suhe ja siis seal nagu lõpetasime ära. Eriti nagu nii kõik mingi
no mina nagu otseselt nagu, see oli temapoolne nagu otsus, mina nagu võtta rahul nagu, et seal polegi väga rohkem näinud nagu, et see on totter. Suure tõenäosusega jääb tegelikult pinge üles, on ju. Kui te ei lahenda koos seda ära, siis kas te järgmises suhtes? Jah, jäi nagu just energeetiliselt nagu jah, just nagu see tuleb lõpetatud, aga nagu energeetiliselt oleks jah. Nii. Toimiva kommunikatsiooni alused. Mis teevad selle kommunikatsiooni toimivaks? Kui me nüüd oleme rääkinud takistustest, need olid nüüd takistused. Neid sai väga põhjalikult nüüd analüüsitud. Ma annaks tegelikult ühe asja siia juurde veel, et kui te olete nüüd oma paariga siin, oma kaaslasega siin, või kui teie kaaslane on kodus või teil ei ole partnerit, ühesõnaga, te saate seda küsimust ikkagi küsida iseendalt, et mis on minu suhetes või suhtes kõige suurem error kommunikatsioonis. Et mis on see, millele mina peaksin võib-olla rohkem tähelepanu pöörama. Ja üks küsimus mul oli veel, mis ma tahtsin teile anda kaasa. Tavaliselt mingi muster näitab ennast. Ja see muster võibki olla siis, see ei ole nüüd ju haigus, aga see muster, kui ta kordub ja ta tekitab kannatusi ja meie soov on tegelikult ju kannatuste vähendamine või kannatustest vabanemine. Et millist tervendust minu suhe kommunikatsiooni mõttes vajaks või mis on see osa kommunikatsioonis, mida on meil just konkreetselt vaja muuta ja sellest sünnivad uued kokkulepped teie suhte jaoks. Et küsimusega te saate selle kohe praktikasse panna enda jaoks, muidu see jääb lihtsalt aruteluks. Kuidas need küsimused veel olid, mis on minu suhtes kõige suurem error? Kommunikatsioonis. Just kommunikatsiooni error minu suhtes. Sest teil ei pruugi olla kõik need, mis me ette lugesime, teil võib olla mingi üks asi seal, eks ju, mis pidevalt ennast näitab. Tavaliselt see on üks nendest, mis me rääkisime. Ei pruugi, üldse ei ole kõik, kui teil oleks kõik need errorid, siis teil ei oleks suhet. Ehk siis mis kordust näitab ja mitte võib-olla selles ühes pikas suhtes või juba järjepidevalt mitmes suhtes. Sellepärast võib-olla see suhe, mis sul praegu kestab, võib-olla see ka on konardlikuks muutunud sarnastel põhjustel, mis eelnevates oli üleval, et vaatad küll, et see on ikkagi asi ikkagi selles teises inimeses, kohe kindlasti ma tean, või näen, jälle temal on ka samasugune iga küljest nagu nende eelmiste, aga äkki ei ole niimoodi, äkki on sinus asi. Nii, ja nüüd lähme nende toimiva kommunikatsiooni aluste juurde, et kuulamisest me rääkisime hästi põhjalikult juba, pärast teeme praktika ka, sellest te saate kindlasti kogeda. Kehakeel, väga tähtis, et pange tähele, jälgige ennast, kui te olete mingis konfliktis või te olete mingis väljakutsuvas kommunikatsiooni olukorras. Kas te vaatate silma, kas te tahate näiteks pea ära pöörata. Mina näiteks tihti tunnen, et kui mul kisub nutule, siis ma tahaks nagu kuidagi olla nii, et mind ei näe. Et ma oma kehakeele tegelikult panen nagu lukku on ju sellel hetkel. Mul tekib tihti tunne, et ma tahan sellest olukorrast korra eemalduda võib-olla, kui ma tunnen, et ma ei saa seda kuidagi lahendada. Ja seda ma näitan oma kehakeelega. Et pange tähele, milline on teie kehakeel, kui teil on raske kommunikeerida. Et see on hästi tähtis, sest juba mingi väike kehakeele nihe võib väga palju kommunikatsioonis muuta. Näiteks sa istud oma partneri poole niimoodi ja paned käed niimoodi avatult, eks ju, või paned käed tema peale. See näitab, et sa oled kohal, natuke kallutad ettepoole, see näitab sa oma südamekeskusega juba tegelikult lähed talle lähemale, avad ennast, tema hoiak sinu suhtes kohe muutub. Et see on nii väike asi tegelikult, mida teadvustada ja millega te saate juba paremaks teha, väga tähtis. Ja miks oluline märgata on, sest kehakeel on väga suure tõenäosusega palju ausam kui sõnad ja loomulikult hääletoon ka on ju väga aus, et hääletooni inimene tavaliselt ei teadvusta, ei kontrolli, ei juhi. Ja kui mina märkan ära enda kehahoiaku ja märkan teises ka, siis ma võin sealt lugeda midagi välja, mis tegelikult räägib päriselt toimuvast. Ehk siis see ausus ja teadlikkus
mõistus ja kehaga on selline, kui keha on hetkes. Et isegi kui mõistus ei ole hetkes ja räägib mingit lugu kuskilt minevikust ja mälust, siis keha on hetkes. Sa näed seda, mis toimub antud hetkel selles inimeses. Jaa.